On sotsiaalkaitseminister, kui ma eksinud õigesti nimetatud, Margus Tsahkna, armastuse relv, mees on täitsa siin, nii et palun. Tere! Ma vabandan, et mehed trügivad vahele, jõuliselt tulevad peale Elisabethi ees, aga ma pean tunnistama, et ajakavad on hetkel sellised, et ma olen väga tänulik, et me saime tegelikult varem kokku leppida, et minu ettekanne on pisut varem, et siis saab minna vähem tähtsate teemade juurde, kui täna siin räägitud. Minu käest küsiti täna hommikul korduvalt, et kuidas on võimalik, et sa lähed sellisele konverentsile kõnelema. Et mida sa siis räägid? Et kas sa räägid meie koalitsioonilepingust, kus on väga palju häid asju, või sa räägid riigipoliitikast? Ja mina ütlesin, et ma olen tegelikult ka sarnastel konverentsidel ja seminaridel varem käinud ja rääkinud lihtsalt oma mõtteid. Nii et siin ma täna ei ole oma arvates vähemalt mitte kui sotsiaalkaitseminister, vaid kui Eesti mees, Eesti isa, kes armastab naisi. Ja ma võib-olla räägingi mõnedest mõtetest sellega seoses. Emadepäev on tulekul ja mul on väga hea meel, et just nimelt sellised intrigeerivatel teemadel konverentsi korraldatakse. Eelmine ettekanne, nagu te kuulsite, rääkis väga palju sellest, et mida saab praktiliselt ära teha. Ehk siis selles mõttes, et mida saab teha riik, mida saab teha omavalitsus, mida saab teha tööandja, mida saab reaalselt poliitikaga mõjutada. Ja ma võin öelda, et võib-olla just nimelt selliste konverentside ja nii naisi kui pereteemasid esindavate organisatsioonide aastatepikkuse töö tulemusena hakkab muutuma ka riigipoliitika. Ma olen sunnitud rääkima natukene koalitsioonilepingust, andke andeks. Aga mitte just nimelt detailselt, mis on kirjas, vaid sellest suhtumise muutusest. Et mina ise olen olnud siis Riigikogus ja aktiivselt poliitikaga tegelenud aastast 2007. 2011 olen ma olnud siis 11 kuni siis eelmiste valimisteni sotsiaalkomisjonis ja see pereteemade küsimus ja laste teemade küsimus ja selle läbi naiste teemade küsimused on muutunud üha konkreetsemaks. Et see ei ole enam lihtsalt üks emotsionaalne teema, vaid sinna taha on tulnud ka teadmistepõhised arusaamised, mida me saame tegelikult teha. Ja siin on kõlanud üks teema, mis puudutab üksinda last kasvatavaid vanemaid. Selle taga on ju tegelikult kas lõhki läinud perekonnad või mitte kokku saanud inimesed, kes on saanud lapse või lapsed ja nende toimetulek. Ja ma võin öelda, et kui 2007. aastal selle teemaga tegeledes oli mul tunne, ja ma nägin, kus poliitikute tasemel vaadati sellele kui sellisele teemale, millest aastaid ei oldud räägitud, et see on selline varjatud teema ja et need naised on arvatavasti tegelikult ka ise süüdi kõiges, siis tänaseks on muutunud arusaamine selliseks, et küsimus ei ole riigi poolt vaadatuna selles, et millised on inimeste vahelised suhted. Riik ei saa korraldada iga inimese ja iga paari omavahelisi suhted, vaid siin peab olema tervemõistuslik arusaamine, et kas saadakse omavahel kokkuleppele või mitte. Küll aga riigi huvides, Eesti riigi huvides täna ja kogu Eesti rahva huvides on see, et nende konfliktide tulemusena ei kannataks lapsed. Sest et nii nagu ka siin varem öeldi, et need on ju meie lapsed. Nemad ei ole milleski süüdi. Me peame nende huvides seisma. Ja siin on võimalik riigil teha oma poliitilisi otsuseid. Ja seesama üksikvanemate elatisabi fond, mis on tänaseks otsustatud, et see tuleb, on just nimelt üks näide sellest, et pikkade aastate töö, et seda teemat avalikkuses teadvustada, on jõudmas, ma ütlen, et tegelikult ka jõudnud riigipoliitika tasemele. Teine pool on see, et me teame, et Eestis sünnib vähe lapsi. Aga see ei ole ainult Eesti probleem, vaid see on Euroopa probleem. See on vananeva Euroopa probleem. Ja mida saab riik teha, on muidugi julgustada perekondi saama rohkem lapsi, aga läbi reaalsete poliitiliste sammude me saame anda kindlustunnet siis nendele peredele, kes on otsustanud lapsi saada. Kõik demograafid avalikust teab ju seda, et
kolmandast lapsest, ehk siis kui meie peredesse hakkaksid sündima kolmandad ja enamad lapsed, siis sealt tegelikult hakkab tõusma see rahvaarv, ehk siis me jõuame sinna kriitilisele tasemele lähemale, et meil sünnib rohkem lapsi, kui meil inimesi ära sureb. Aga on ka tõsi see, et kui võib-olla esimesed ja teised lapsed, laste saamise otsused tulevad rohkem emotsionaalselt, siis kolmandate ja enamate laste otsus on suuresti naiste otsus. Ja naiste otsus selles võtmes, et kas nad saavad tegelikult laste kasvatamisega hakkama. Sest et emad on need, kes võtavad vastutust. Võtavad paljud isad, ma ei tahagi, et seda teemat nagu omavahel vastutatakse, et on emad ja isad, aga reaalselt nende laste sündimine ja see sünniotsus on suuresti emade teha. Ja siin on ka esimest korda siis ka uuringute peale põhinedes võetud ette poliitika muutus, kus siis me oluliselt suuremalt ja suuremate rahaliste toetustega toetame just nimelt 3 ja enama lapsega peresid. Mul on olnud endal oma sõpradega arutelusid ja just nimelt oma sõpruskonnas olevate emadega arutelusid, et kas perre või et miks ei ole sündinud 3. või 4. last ja ma võin ütelda, et tegelikult paljudel juba on. Siis väga tihti öeldaksegi, et aga ema võtab selle vastutuse endale vähemalt oma sisemuses, et kas, kui tema mehega midagi juhtub, saab hakkama nende laste ülevalpidamisega ja nendele tuleviku andmisega. Ja vot see on see koht, kus riigil on võimalik tulla konkreetset appi ja see kindlustunne anda. Aga ma tahtsin teile täna hoopis rääkida hoopis teisest valdkonnast, selle sama teemaga seonduvalt. Nimelt, riik ja omavalitsused ja tööandjad ja kõik võivad pingutada kui palju tahes. Aga tegelikult ju inimeste omavahelised suhted on inimeste enda teha suuresti. Ja kui me vaatame ajale tagasi pikemas perioodis, siis lapsi on sündinud ju ikkagi just nimelt mitte heaolu ühiskondades, kus kõigil on majanduslikult hea olla, vaid tegelikult just nimelt rasketel aegadel, kus inimesed võib-olla on tundnud oma lähedase tuge rohkem või ka arvestanud seda, et see emotsionaalne side on olulisem. Ja mulle jättis väga sügava mulje mõned aastad tagasi Otepääl toimunud metsaülikool, mida perekond Taageperad korraldasid. Ma ei tea, ma näen ka siin päris mitmeid inimesi, kes on seal käinud. Ja meie seast lahkunud professor Mare Taagepera, nagu te teate, ta oli keemik, rääkis seal sellisest teemast nagu armastuse keemia. Ta on ka 2010. aastal vastava lühikese artikli Eesti Päevalehes avaldanud, ma ei tea, kas keegi on seda kunagi lugenud siin. Aga see oli minu jaoks silmi avav selles mõttes, et kui armastusest on räägitud kui lihtsalt sellisest ülimalt tähtsast, ülimast suurest emotsioonist, siis nii Mare kui ka Rein Taagepera käsitlus just nimelt sellisele keemilise reaktsiooni peale ja teaduslikult tõestatud reaktsiooni peale põhinevatel inimemotsioonidel ja sellest tulenevatel otsustele, et kui palju sellest sõltub, see pani ka mind natuke teistmoodi mõtlema, sest et võib-olla seda informatsiooni võiksid kõik Eesti inimesed, nii mehed kui naised teada. Ehk siis, mis inimesega toimub. Ja meile on antud Jumala poolt võimekus armuda. Ja mis asi see armumine on? Ja Mare Taagepera, ma lihtsalt refereerin tema artiklit, ma ei loe seda tervenikule ette, seda saate ise lugeda, aga tegelikult ju inimese ajus toimuvad konkreetsed keemilised reaktsioonid. Ja tänapäeva teadus on viimased 20-25 aastat uurinud, et mis siis tegelikult inimese keemilises olekus muutub. Ja need olukorrad on täiesti ära kirjeldatud, et on konkreetsed ained, mis tekivad rohkem, vähem, mis reaktsioon on ja Mare Taagepera kirjutabki, et armumine sarnaneb uimastite mõju all olemisega. Ma arvan, ma loodan, et enamus teist või kõik teist, kes te siin täna saalis olete, te olete armunud vähemalt korra elus. Siis ka mina olen. Ja kui nüüd tagantjärele meenutada, ma pole kunagi ühtegi uimastavat vahendit tarbinud, mis puudutab narkootikume, siis tegelikult nii ongi. Et see on selline etapp, kus kõik on võimalik, ühesõnaga reaalselt selle inimese reaalsustaju kaob, ta ongi armunud kellegisse. Ja see on antud inimesele
ülim võimalus oma partneri suhtes olla vähem kriitiline, ka enda suhtes olla vähem kriitiline, et just nimelt luua see suhe. Aga Mare Taagepera on ka välja toonud 3 etappi, mis siis inimesega juhtub, et esimene etapp on siis iha etapp, mis toimub, mis on lühiajaline ja mis siis, ütleme, lähebki silmest mustaks ja kõik on võimalik. Ja teine etapp on seesama armumise etapp, kus siis toimuvad väga konkreetsed keemilised reaktsioonid. Ja ta ütlebki, et see armumise etapp on väga lühikene. Ta kestab pool aastat kuni 3 aastat. Ja tundub, et mis mõttes lühike, et see on ju tegelikult väga pikk aeg, eriti kui me vaatame, millisteks on kujunenud meie inimeste omavahelised suhted, et kui keegi räägib ka minu sõpruskonnas, et ta on juba 3 aastat kellegiga koos elanud, siis on see juba päris pikk aeg. Aga kui me vaatame seda väärtust, mida tegelikult perekonnad peaksid kandma, siis on see tõesti väga lühike aeg. Ja selle 3 aasta jooksul siis nii-öelda see keemia hakkab rahunema, see kaob ja tegelikult tuleb kõige tähtsam, kõige pikem, kõige olulisem periood, mis on kiindumise faas, kiindumise periood. See on see periood, kus just nimelt inimesed, neid valdab rahulolu, aga see nõuab ka omavahelist suhtlust, et see kiindumise faas kujunekski igapäevaeluks üle. See, et see armumise faas saab mööda, see ei tähenda, et see võiks korduda, aga see juba väga palju sõltub nende samade inimeste omavahelisest suhtest. Ja mis ka minu mõtted sellega seoses on, et kui me vaatame oma ühiskonda, mis ümberringi toimub ja ma olen ise ka noor mees, siis mul on tunne, et võib-olla seda narkoseisundit, seda armumise seisundit on väga tihti inimesed läinud ka taga ajama. See tähendab seda, et mitte minna sinna 3. faasi üle, vaid jäädagi pidevalt sinna armumise selles uimastavasse faasi. Ehk siis, kui see hakkab otsa saama, siis otsitakse uut väljakutset, otsitakse uut suhet, otsitakse uut armumist ja tegelikult ei jõutagi sinna sellesse 3. sellesse olulisse faasi, kus tegelikult luuakse pere, kus luuakse omavaheline usaldus, kus kasvavad lapsed, kus kasvavad ka pere teised, 3., 4. ja 5. lapsed. Siis ka Mare Taagepera viitab, et see ei ole mitte sisetunne, vaid ka erinevad teadlased on uurinud, et tegelikult inimene, eriti tänases ühiskonnas, kus ollakse väga personaalsed ja individualistlikud, et ta otsibki seda uimastavat, seda eufooria seisundit. Ja väga tihti ta ei tahagi või ta ei teagi, et see järgmine etapp, mis peale tuleb, kui seda õigesti käsitleda, kui omavahel rääkida, et see oleks just nimelt see, mis annaks pikaajalise hea paarissuhte, mille peale saabki luua väga püsiva perekonna, anda oma lastele turvaline keskkond ja kasvatada üles siis juba järgmine põlvkond, kes käituks samamoodi. Nii et see kiirustamine, see lühikese mõnu otsimine on võib-olla ka teaduslikult tõestatud, et see sõltub ära samast armastuse keemiast. Ja Mare Taagepera kirjutab niimoodi, et kiindumise ehk sõbrunemise faas pakub lõpuks kõige rohkem rahuldust. Ja probleem tekib, kui sinna kunagi ei jõuta ja püütakse armumist või esialgset joovastust pidevalt käigus hoida. Ja ta viitab ka, et see olevatki mõne uurija arvates moodsa aja sümptom. Et lähisuhete arendamine nõuab aega ja energiat. Ja ta võrdleb ka siin, et ega samamoodi meie sõbrad, kes meid eludel saadavad, need ei teki üleöö. Et see sõprus ikkagi kujuneb pikema aja käigus ja minu kogemus küll ütleb, et kui oma elu hästi elada, siis need sõbrad, kes on tekkinud sul kooli ajal, on tekkinud ülikooli ajal, need päris sõbrad, need sõbrad sulle ka jäävad ja hiljem sõpru tekib juurde väga vähe. Ja üks asi veel, mis puudutab selle armastuse keemiat, on see, et mida ma tahaksin välja tuua, et ka Mare on kirjutanud nõnda, et kui kallim sind maha jätab, siis on dopamiinist võõrdumine sama raske kui tavalisest narkootikumist võõrdumine. Ja kui siis inimene satub depressiooni ja hakkab kasutama üleliia antidepressante, tekib serotoniini üleküllus, mis omakorda võib nõrgestada uude inimesse armumist. Mis tähendab seda,
kui me suhtume teineteisse ja inimestesse, kellesse me oleme armunud või keda me armastame hoolivalt, siis me ei tohiks sellele inimesele teha haiget. Et ka armumine ja ka armastamine on tegelikult üks suur vastutus mitte ainult iseenda ees, vaid ka teise inimese ees. Ja mida ma oma jutu kokkuvõttes tahangi öelda, et täna ma olen siin mehena, sellesama konverentsi pealkiri on, et appi mu mees armastab sind või mind. Et kindlasti ka mina olen tema elus teinud palju vigu, aga sellesama teadmise, sellesama väga kuiva faktilise teadmise, mis puudutab keemiat, minu kogemus koolis keemiat õppides oli see, et minu meelest puudus igasugune reaalne suhe minu enda isikliku ellu sellel keemial, just nimelt emotsionaalsel tasemel, siis see suhe on tegelikult olemas. Et seesama kolmas faas tähendab seda, et me peame rohkem pöörama tähelepanu oma partnerile, oma elukaaslasele, oma abikaasale. Ja ma tahangi siin öelda, et ega Eesti perekultuuris ei ole väga tavaline, et inimesed ka seda tõsiselt mõeldes teineteisele ütleksid, et ma armastan sind. Ma vaatan tagasi oma perekondadele nii-öelda vanemas generatsioonis ja veel varem, et neid muresid oli väga palju ja ka Eesti inimesed ongi kuidagi kinnised. Aga võib-olla just see on see aeg, mis meile on antud, et me armume, me peame kasutama seda aega, et valmistuda selleks nii-öelda kolmandaks etapiks, mis on hästi, hästi kuivalt siin öeldud, aga ja avaldamagi oma armastust. Võib-olla just mehed peaksid rohkem oma armastust avaldama oma lähedastele, oma naistele ja mitte ainult naistele, vaid ka oma lastele. Et anda seda kindlustunnet, et siis juba koos pikalt vananeda ja luua Eesti rahvast juba uuesti ja uuesti. Et see on selline teema, millest väga tihti ei räägita, väga harva räägivad sellest mehed, aga just nimelt see professor Mare Taagepera lähenemine peaks sobima ühele Eesti mehele, kuna see on teaduslikult tõestatud, see on mõõdetud, see on analüüsitud ja see annab tegelikult meile inimestele, kes oma loomise läbi on sellise jumaliku puudutuse saanud ka sellise ratsionaalses maailmas selle mõõtme juurde, et me saaksime iseennast aru. Ja üks asi on veel, mida ma tahan öelda, et kõikidele kodukeemikutele, kes nüüd võtavad võib-olla juunihiimiku välja või mida iganes, et üks asi on, et mitte ükski keemik, mitte ükski labor maailmas ei ole suutnud avastada seda, et miks see keemiline reaktsioon tegelikult toimima hakkab. Seda, et võtta mingisugune tablett sisse või süstida midagi omale veeni, see protsess, seda armumist, seda eufooriat ei tekita. Ja see ongi üks väga-väga oluline punkt, mis kõigist inimese teeb. Me oleme ettearvamatud, aga kui meid see õnn tabab, et me armume, et me leiame endale partneri, siis olles tänapäeva maailmas, olles hästi varustatud ka teadusliku informatsiooniga, me peaksime suutma ennast ise lugeda ja tegelikult pakkuma nii endale, oma naistele kui oma lastele läbi selle teadmise sedasama turvatunnet, seda headust ja armastust, mis meil kõigis on. Nii et ma kutsun üles kõiki mehi avaldama armastust oma naistele, oma lastele ja ma ootan, et isadepäevaga seoses konverentsil kutsuvad naised ka teisi naisi üles käituma niimoodi meeste suhtes. Sest ka meie, nagu te olete täna juba kuulnud erinevatele uuringutele viidates, vajame tegelikult kõige rohkem armastust ja hoolt. Aitäh teile!